Tere vaatama Trinity äriõiguse töögrupi videot. Täna tahaks rääkida teile kirja teel hääletamisest seoses ühe hiljutise kohtulahendiga. Aga enne tuletan meelde kahte asja. Esiteks tuletan meelde seda, et osanike koosolekutel, kui te olete otsuse vastu ja tahate hiljem seda vaidlustada ja muuhulgas tuvastada otsuse kehtetust, on vajalik esitada vastuväide ja paluda see ka protokollida. Ja teine asi, mida tahtsin meelde tuletada, on kirja teel hääletamine. Ehk siis alati on võimalik täna nii osaühingu kui aktsiaseltsi puhul viia otsuste vastuvõtmine läbi selliselt, et saadetakse kõikidele osanikele või aktsionäridele kiri, antakse sobiv tähtaeg ning sellisel juhul saavad siis osanikud ja aktsionärid kirjale vastata ja anda teada, kas nad on otsuse poolt või vastu. Ja kui vastust ei tule, siis loetakse, et on hääletatud vastu. Aga oluline asi, mida siia juurde tahtsin täna rääkida ja mis tõesti tuleneb hiljutisest kohtulahendist, on see, et kui osanike koosolekutel on osanik kohal ja selleks, et hiljem seda otsust vaidlustada, on vajalik vastuväide esitada, siis kirja teel hääletamise puhul sellist vastuväidet esitada vaja ei ole. Ehk siis kui osanik aktsionär lihtsalt ei vasta, siis sellisel juhul saabki lugeda juba vastuväide esitatuks ning hiljem saab ta seda otsust ka kohtus vaidlustada. Aitäh vaatamast, kohtume jälle!